Tänane video on tehtud koostöös Peetri Pitsa Finlandiga. Tervist üle pika aja. Täna on ilus sügisilm väljas. Meil laupäevasel päeval tekkis siuke mõte, et me teeksime äkki pitsa päevanaisega ja seda me läheme täna sooritama, kui võtame teid kaasa. Soome kõige tuntum pizzakett on Kotipizza, Eesti kõige tuntum on Peetri Pitsa, aga kas teie juba teadsite, et Peetri Pizzal on ka Soomes esimene koht avatud? Sedapuhku me mõtlesime, et proovime kodumaist ja lähme vaatame, et mida seal pakutakse ja milline see kõik välja näeb. Aga let's go! Ma ise eelistan Peetri Pizzast sellist pizzat, nagu seda on Macho Pizza, sellepärast, et see on pizza, mis koosneb 4 eri pizzast. Ehk pizza, mis on jagatud 4 pizzaks. See kõlab imelikult, aga see on väga hea. Minule meeldib selline pizza, kus on peal ananassi, jalapeno ja juustu ja kõik ülejäänud, mis sinna pizzale kuulub. Ehk siis kõik pizzad, kus on need asjad peal, mis ma just eelnimetatult mainisin. Ja jõudsimegi kohale. Minu selja taga on siuke koht, mida kutsutakse Läkitoriks. Ja siin paikneb meie Peetri Pitsa Finlandi pizza trailer. Aga ilma pikema jututa lähen vaatame üle. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. Tere! Üks oleks ühele suurele mehele, suur pizza ja väiksele naisele, ehk siis mina, ja kaks lastele, üks on 11-aastasele, teine 14-aastasele. Suurele pannipitsasid või õhukesed? Õhukesed. Aga mul on siukene totakas küsimus, et kas ma sisse saaks tulla vaatama, kuidas need pizzad valmivad? Jaa, muidugi kindlasti. Saab sisse või? Saab. Suurepärane. Aga teeme siis äkki nii, et mina liigun sisse ja te jutustate edasi. No nii. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When dawn moon hits your eye like a big pizza islands, amore. Milline on olnud siiani kõige suurem tellimus siin? 14 pizzat korraga lõunaks. Okei, kuhu need läks? Ehitustöömaale, üks töömaameister tellis oma, see töömaale olid Eesti poisse, Vene poisse ja siis nad olid, ma ei tea, kas äkki Lätist, Leedust ja Okay. Ja siis me siis tegime ja viisime neile sinna Veronikaga. Meil oli siis üks teine tüdruk jäi siia.
viisime töömaale ja katsime neile laua ja meil isegi pildid sellest, kus seal alles. Need olid nagu super õnnelikud. Ja sealt sündis püsiklient tõenäoliselt. Super kliendi teenindus. Aga Eestis ühel poisil juhtus niimoodi, et meil olid filmivõtted Tallinnas. Tema käest telliti 100 pitsat korraga. Ja ta pani kõik kinni. Pani ei luugi kinni ja hakkas tegema. 100 pitsat, nagu reaalselt kaua 100 pitsat teeb? Ma ei tea, eks ta mitu tundi oli seal ma ei ole päris kinni, ma ei julge öelda nagu. Aga no Mihkel on nagu väga pro ka nagu. Okei. Ui! Tule siia emme juurde. Kus kohast tulevad need Peetri pitsa toorained või millest Eestist. Kõike tehakse? Kõik tuleb Eestist nagu me nõolihatehasest tuleb. Okei. Salatid asjad on koha pealt või? Salatid me ostame Soomest, et meil on üks Soome papi, kes kasvatab oma põllu peal paprikat ja küüslauku ja siuksed asjad. No rukola ja need ostame siit poest. Aga jah. Et sellest see ongi nagu, et sellepärast me olemegi nii erilised, et see tooraine, et see ei ole ikka see päris Soome kinko nagu, et see on ja nõo hommikul päeva, et see on nagu. Oh my god! Aitäh! Ohoho! Nüüd pitsad on käes ja lähme koju degusteerima, enne kui nad maha jahtuvad. Oleme lahkumas Läkitorilt Peetri pitsa siis söögikohast ja lähme nüüd kiirema sammuga koju, sest pitsad on soojad, auto on pitsa lõhna täis ja teeme väikse degusteerimise, unboxingu ja minu koha pealt siis väike challenge ka. Ehk siis ma üritan üksi ära süüa selle 1,5 kilose pitsa, mis mulle tehti, see macho pitsa. Kas ma sellega hakkama saan? Ma ei kujuta ette, aga jääge lainele, järgmine mats, me oleme kodus. Sedasi, nüüd me oleme kodus. Teeme väikse pitsa unboxingu ja hakkame sööma. Sedasi, karbid on lahti ja näitame siis, mis meil siin on põnevat. Siin leidub siis pitsa mulle, ehk siis isade pitsa, millel on juustuga tehtud ääred ja küüslauk on ka midagi sisse pandud. See on macho pitsa, see jääb mulle challenge'iks, see kaalub mingi 1,5 kilo. Ma üritan selle kõik ära süüa, vaatame, mis saab. Siin on rikupitsa, nime ei mäleta, pepperoni vist oli, jah. Siis on rannupitsa ja siis on annikapitsad, ehk siis sellised hõrgutised lähevad meil nüüd töö alla. No nii, rahvas, issi istub põrandale, aine, ja hakkame siis toimetama. See on sulle, Riku, see on sulle,
ja kaevame sisse või? Kui keegi juua tahab, siis kann on siin ja klaasid on siin, nii et hakkame toimetama. Siit pean vähekene rääkima peale videole. Enne jäi ebaselgeks, milliseid pitsasi me siiski sõime ja minu ees olev suur pitsa on nimega Macho Pizza, mis on tehtud juustu ja küüslaugu äärtega. Pepperoni pitsat sõi Richard, Topolino pitsat sõi Ranar, minu väiksem poeg ja Annika sõi Fantaasia pitsat ja pitsat nimega Verde. Isiklikult tahan öelda, et pitsal ja pitsal on vahe. Mind väga üllatas kvaliteedikontroll, kui ma nägin, kuidas neid pitsasid tehti. Kontrolliti, kas põhi on kõrbend või mitte. Seda ma pole varem näinud mitte üheski pitsarestoranis. Omalt poolt selle suure pitsa juures mina näen seda, et kui teil on teinekord kas või niisugune seltskondlik istumine, teil on mõned sõbrad külas, kannatab tellida üks paar, 3, võib-olla 4 sellist suurt pitsat ja hankida kõrvale ka mingisuguseid tipikastmeid, sest need ääred, mis tavaliselt üle jäävad, nende äärte sisse on pandud juustu ja küüslauku, nad näevad väga paksud välja, aga kujutage ette, kui te selle ääre kastate tipikastmesse, see on suurepärane snäkk. Oolenool mitte ühtegi halba sõna Peetri pitsade kohta ei saa öelda. Ainukene huvitav fakt, mille võib ära mainida, on see, et meie koer oli ainuke, kes pitsadest omale lõiku ei saanud. Siit maalt veel omalt poolt soovin kõigile öelda, et toedakem pigem kodumaist ettevõtlust ja kodumaiseid tooteid. Nendest koosnevad kõik Peetri pitsad, nii et kui teil on valida, kust mida võtta, võtke Peetri pitsa. Okei, tõmbame neid otsad kiiresti kokku. Macho Pizza võimatu seda ühe korraga ära süüa ühel inimesel kindlasti, see on täiesti võimatu. See on rohkem nagu 4 inimese toit. Ma täna ei ole söönud, ma mõtlesin, et ma seda teen ja saan sellega hakkama, aga unustage ära. Pitsa ise hästi mõnus, mahlane, ääred ei ole ära põlenud, põhi ei ole ära põlenud, nagu ideaalne, nagu üks õige pitsa olema peab. Aga kõik osad nendest pitsadest mulle väga maitsesid, ma ei oska midagi halba öelda. Nagu good job, Peetri pitsa. Kuidas sulle, Riku, meeldib? Mulle maitseb see pitsa nagu näha, mina juhin kõikidest. See on kõige rohkem söönud. Vaata, kas sina vähemalt saad challenge'i kinni panna nagu. Kuidas see maitsab, Kein, nüüd sul on suu täis. Ema, räägi nüüd sina, mis sina arvad pitsadest, sina oled meist kõige vähem söönud. Aga Ahnus ei anna häbeneda, Emps võttis meil siin 2 pitsat kohena. Jaa. Pitsa, nagu eelnevalt on öeldud, pitsa nimedest mul ei ole õrna aimugi, mul läksid need meelest ära. Aga see, mis siin on tomatid ja asjad peal, see on nagu väga hea. Siit puudub tõesti see vahuvein, mida ma nagu tahaksin nautida ka siia kõrvale. Ja mis mulle nagu lemmik on, mis ma nagu ise need komponendid sain kokku panna, et siin on nagu seda hallitusjuustu, juustu, tavalist, palju ananassi muidugi ja siis ka need jalapeenod. Nii et sulle väga maitseb. See on hästi hea mahlane, väga hea. No nii, Rannu, kuidas sinule pitsa meeldib? Super. Super. On hea mahlane ja ülinämmaine. Plus mu lemmikpitsa. Lemmikpitsa, lahe. Mina ütlen 100% enda pitsa kohta 5-5. Kuidas sina ütled? Oli hea tehtud, Tim? 5-5. Sina oma 2 pitsa kohta? Mina ei saa öelda 5-5, ma ütlen 10-10. No nii, ja sulle? Miljon. No nii, miljon. Sedasi on lood. Mina failisin oma challenge'iga. Loodan, et video meeldis teile. Thumbs up ja väikene subscribe on ju. Ja mine sa tea, võib-olla varsti tuleb mingisugune järgmine. Äkki varsti video. Aga järgmise korrani, rahvas. Kõik head! Eestlased.